Okay, first team. Martsis, Kase, Konrad, Kaido, Matei and Kevin. Otsekohene spordiajakirjanik ning karmikäeline korvpallitreener Peep Pahv otsustas tänavusest hooajast panna kõik kaardid korvpallirindele, minnes Keila meeskonnaga vallutusretkele Eesti-Läti korvpalliliigasse. Okay, let's go. 3-4. Keila! Meil oli Rakveres mingi noorteturniir, need samad 2000 kutid olid võib-olla seal, ma ei mäleta, 12-13 aastased äkki ja nagu ikka noorteturniiridel õhtuti on siis püha söömaaeg ja seal natuke vahest bravuur läheb natuke kõrgemaks ka, kui võiks minna ja siis ma seal ükskord ütlesin, et ma nende vendadega lähen meistriliigasse ka, siis seal nii mõningi mees küsib, kellega sa lähed, siis ma ütlesin, mul on siin Sepik ja oma poiss ja siin nendega lähme siis seal üks treener näitas, et täitsa loljaks, eks ole. Ja ma ütlesin mingi tähtaja ka seal, et ma ei mäleta, kas see oli mingi, ma ei mäleta, mitu aastat ma ütlesin, et see nende aastate pärast me oleme meistriliigas. Tegelikult natuke rohkem aega, kui ma lubasin, aga reaalsuses ütleme, see oli siuke lihtsalt bravuur võib-olla. Aga kui ikkagi need kutid nagu pidasid vastu kogu selle noorte aja ja jõudsime juba niimoodi, et nad olid 16-17 ja hakkasin neid tooma siia teise liiga võistkonda ja hakkasin mängima, siis ma hakkasin küll mõtlema, et aga miks see võiks siis nagu jõuda üles välja ja tahaks meistriliigat mängida. Et ütleme, siis on ikkagi juba niimoodi teadlikud selles suunas liigutud, ma arvan. Eiblit me oleme mänginud palju poistega, ütleme, seal on olnud mõned päris vahvad võidud, eriti need, mis on kuskil väljas saadud. Mulle endale ja poistele ka väga meeldisid need Kesk-Euroopa eiblid, mis me käisime seal kuskil Itaalias ja Poolas ja Rumeenias ja Ungaris ja seal mängimas, et seal need saadud võidud, kui me võitsime tõesti mingi nagu kõvasid satse, et need olid nagu võib-olla sellised meelde jäävad. Tegelikult ju sellest aastast see esiliiga medalimäng ka Karudega oli tegelikult ju emotsionaalselt kindlasti nagu vägev asi. Ja mis siin nüüd nagu meistriliigas need 3 võitu oleme saanud, seda nagu nii palju ka ei ole, aga kõik võidud on mõnes mõttes olnud nagu ajaloolised, eks ole, et kõigepealt esimene võit üldse liigas. Ja Peep Pahv ja poisid, palju õnne! See saal on teile õnnelik, eriti kui meie kommenteerime, et siit see võit tuleb ja põhimõtteliselt on hooaeg korda läinud. Siis esimene võit kodus ja siis esimene võit väljaspool Eestit. Et tegelikult on kõik kuidagi nagu, ja ma usun, et jäävad nagu meelde võib-olla 10 aasta pärast. Ikkagi vahe on 8 ja 3 sekundit ja nüüd Valmiera lõpuks on siin maha surutud ja tuleb esimene koduvõit siin Keilale 104-96 ja oi, kui hea on seda, väga magus on seda näha ja mul tõesti siiralt hea meel siin Keila üle, kus Pahv Keila saavad oma hooaja teise võidusid kätte. Kuigi ütleme, rohkem jäävad meelde ikkagi mingid kaotused ja sellised kehvemad asjad, et see võiduga on niisugune asi, et see korraks on see emotsioon, et lahe võitsime. Aga ütleme, ma ei tea, poole tunni pärast juba ju mõtled, et varsti tuleb uus mäng ja sinna see läheb kõik, aga mingid kaotused on küll sellised, et kui oled saanud mingi kehva kaotuse, siis mõnikord see ikkagi püsib päris kaua sees. Kuigi ma magan nagu üldiselt hästi, isegi siis, kui ma olen kaotanud, siis mõnikord see kaotus tekitab veel suurem une, et ma olengi hästi unine siis, aga siis see hommikul üles tõusmine on kehva, siis ärkad üles mõtled, kurat, see oligi päris, et ma sain nagu tappana, et see on nagu hästi kehva tunne. Teisipäev hästi sellepärast sitast, mul oli teisipäev omal saade. Olli jäi siia, nagu ma andsin Ollile plaani ette, Olli jäi siia kuradi viskama nendega. Aga Olli arvestanud sellega, et läks liiga pikale, nad viskasid kuradi kauem kui tavaliselt. Võib-olla sellepärast see visketavus oligi selline, sest Olli ei julgenud ära ka lõpetada, sest ta mõtles, et ta peab plaani ära tegema. Aga teadis peab varem lihtsalt vaatad, kui aeg saab kuradi täis, lõpeta ära tead. Siis mehed olid ütled talle ja ta ütled, et ta ei julge lõpetada. Ma ei tea, kus ta on. Ta peab ütlema, et teenekord on vaja see ära teha. Spordi juurde tõmbas tänast Keila meeskonna peatreenerit päris varakult, peamiselt tänu vanema venna eeskujule. Vend on 5,5 aastat must vanem, oli spordivõiline mees. Ja ma tema kõrvalt hakkasin ka sporti vaatama. Mis mees, poiss, ütleme. Ja vaatasime kõik alasid. Ütleme, jalgpall, hoki, korvpall, kõik, mis telekast tuli. Neid sai vaadatud ja kui midagi telekast tulnud, siis sai õues kõik need asju tehtud. Ma olen nagu sellest põlvkonnast,
kes siis õues ikkagi sporti tegid kogu aeg, et meil oli seal oma sihuke punt, mängisime jalkat, see tüütas ära, mängisime, ma ei tea, luurekat, tüütas ära, mängisime võrku, tüütas ära, panime ka rontsi, siis jälle jalkat, kossu. Põhimõtteliselt kõiki asju, et see spordihuvi on kogu aeg olnud ja korvpall juba rohkem hakkas huvitama. No see kuskil võib-olla 10-aastaselt või sihuke 9, 10, 11, siis Kalevi mänge vaatasid telekast, et siis võib-olla see pakkus rohkem huvi ja siis ma käisin mõnikord kossus ise ka viskamas, et meil oli seal maja läheduses puude küljes olid mõned kossurõngad. No need ei olnud muidugi päris sellised korvirõngad nagu siin tänapäeval. Just ise tehtud see, kas mingist rattarummust või siuksest asjast ja siis isa kuskilt Torgunnis siukse ka keegi kevitas tal kokku mingisuguse rõnga moodi asja ja siis sinna sai käidud loopimas. Et ega me seal eriti kossu nagu niimoodi mänguliselt ei mänginud, kossu oli põhiliselt nagu viiteka mängijad. Ja siis kui ma üksi olin, siis ma mängisin siukeste müstiliste vastastega, et olin kord viskasin peale, olin nagu siis oma mees või Kalevi mehed ja siis kord olin nagu vastaste mees, et see vastaste võistkonnas olid igast päris tegelased, olid ka välja mõeldud tegelased, et seal oli Kuubik ja Kastik olid siuksed tegelased, et ega meil ju seal, ma olen Vasalemmas tulnud, ega Vasalemmas ju sisesaali kui sellist ei ole kunagi olnud kooli juures, et see kooli võimla oli siis mõisa vanas aulas, mis oli umbes nii suur kui ma ei oska ütelda isegi võib-olla sihuke, mõneme elutuba on tänapäeval sama suur või suuremgi veel, kui see oli. Aga meil olid seal ägedad kehalesõpetajad, et mul oli 2.–3. klassi näiteks Riho Soonik mul kehalesõpetaja, ta lõpetas peda parajasti ja siis tuli sinna Nõukogude armee eest pakku, et kes tulid maakoolidesse õpetajateks, need ei pidanud vist sõjaväkke minema, mingi sihuke reegel oli. Me rohkem hakkasin mängima ikka siis, kui Vene sõjast tagasi tulin, siis panin Vasalemmas pundi kokku ja mängisime mingit 2. liigat ja 3. liigat ja mis iganes olid seal madalamad liigad, et neid ma mängisin väga-väga pikalt ja ma lõpetasin 2. liigas mängimise vist kuskil 40-selt või 41-selt. Treeneri ameti leidis Pahv tänu pojale Margusele, kelle vanusegrupp sai ühel hetkel ka enda käe alla võetud. Nüüdseks on osad poisid jõudnud välja juba ka klubi esindusmeeskonda. Et kuna ma ise mängisin ja meil mängis meeskonnas ka siuke mees nagu Tarmo Hein, kes siin Keilas hakkas seda korvpallikooli tegema ja poeg tuli Keila kooli esimesse klassi, et ja siis mõtlesin, kus ikka läheb, et läheb kossutrenni. Käis mingi paar aastat seal ära, nagu üks mudilaste korvpall on, siis ükskord Tarmoga tuli jutuks, et tulen siin vaatan, et mismoodi see asi siin käib neil ja siis jäingi nagu appi siia ja siis läks mingi pool aastat mööda, siis Tarmo käis veel ülikoolis, siis tegi samal ajal või midagi, ta ei saanud nagu mingi võistlustel minek oli, ta ei saanud võistlustel minna ka, siis ma ise võistlustele ka nendega ja siis Tarmo ütleski, et davai, tee nendega siis ja siis see 2000 sünniaasta punt jäigi mulle. Siin paneb selle kuradi backscreeni, kurat, sa lähed siit põrgatades sinna, kuradi, sealt paned hand-offi, kurat. Jah, siit või? Siit, ei see, kurat, ega nad siit ei lähe, sa võid siit alt minna, nad siit selle pealt, kurat, kordagi sisse läinud, kurat. Võib-olla ma oleks hakanud kuskil Vasalemmas seal mingit väiksemat asja ajama. Et seda me nagu mõtlesime kogu aeg, et me mängime seal, jäime kõik vanaks ja kuskilt mingi noori poissi peale ei tulnud, nagu see mõte nagu oli küll, et peaks midagi seal tekitama. Et siis me mängisime juba Rummul tekkis üks vana spordihoone. Siis me mängisime seal juba neid oma liigamänge ja seal nagu sellised mõtted olid küll, et võiks mingid trennid sinna viia ja mingid asju seal teha. Aga seda on tagantjärgi nagu raske ütelda lõplikult, et kas oleks midagi välja tulnud, kui Margus poleks hakanud mängima. Aga kindlasti ütleme Marguse roll selles, et ma seda olen teinud ja suhteliselt kaua juba on ikka väga suur. Kase, loo ära olukord, kui kiiremini. Kase, loo ära see vahetus olukord kiiremini ise ka, kurat. Tagantjärgi mõtelda, siis mul ikka mingisugused võib-olla alged olid nagu olemas selle jaoks, et kui me selle Vasalemma pundiga mängisime, meil seal alguses treenerit polnud, lõpus meil oli Üllar Kerde oli seal treener, kutsusid ta paar korda appi, treener käis seal mõnikord abiks meil, eks ole. Et aga kui meil seal kedagi polnud, siis ütleme ikkagi mina otsustasin, kes platsil läheb ja kes vahetavad ja mis siin salata, ma ise olin muidugi kogu aeg platsil, peaaegu. Aga ütleme kuidagi nagu suunasin või eks kogu suur kunn oli ka seal paljuski minu peal ja kuidagi nii see läks.
time out. This is most easier to make when like it's no bad. Okei. Ma kunagi mõtlesin tegelikult, käisin kehalise õpetaja ametist, aga ütleme võib-olla see siuke nagu mingisuguse kellegi juhendamise või spordi juurde toomise huvi on nagu aeg olnud. Üheks seniseks suurimaks väljakutseks treenerametis ongi Peebu hinnangul oma poja juhendamine ning sealjuures piitsa ja prääniku tasakaalu leidmine antud protsessis. Vaata, sellega on siuke asi, et sa võib-olla seda alateadlikult, sa kardad kogu aeg, et keegi hakkab kõrvalt ütlema, et sa võib-olla soosid oma poissi või nii edasi. Selle võrra rohkem hakkad talle puid alla panema, et see on nagu paratamatult sinna sisse kirjutatud. Et jah, juba isegi võib-olla kunstlikult liiga palju saab mõnikord seda puude alla panekut, aga seda vältida minu arust ei ole võimalik või ma ei kujuta nagu hästi ette, kuidas seda konflikti vältida. Sul on pikk vastas ju! Kurat, agressiivsemalt natuke. Aja laiali, sinu käes on palju. Teinekord ongi, kui oled mingi asja peale nagu närvis ja asjad ei suju ja siis võtad poisi ka ette, pärast mõtled, kurat oli nüüd vaja niimoodi ütelda või nii teha, eks ole. See on endaga natuke ebamugav, aga ma loodan või mulle tundub vähemalt, et see ei ole meie vajalisi suhted nagu ära rikkunud, et mulle tundub, et me saame päris hästi läbi. Ma olen suht emotsionaalne inimene ka, eks ole, ja siis ütleme neid olukordi, kus mängu ajaks, see nagu on tühi asi, aga neid ütleme pärastisi arutelusid autos teel koju või veel kodus, on ikka ka ette tulnud ja eks ma mõnikord liiga ka teinud, ma arvan tegelikult. Ma ei tea, kas just tülisid, aga mingid sellised suuremaid vihapurskid, kus et võib-olla öeldakse, et ära siis mängi, kui sa ei taha ja sellised nagu kodus, et ei olegi mõtet ja niimoodi, aga see on selline, kõik on hetkeline, et palju asju tuleb ka lihtsalt näiteks kunagi, kui ma olin väike, siis ma sain Nintendo konsooli endale sünnipäevaks. Samal päeval käisin Märjamaal mängimas ja siis mängu ajal ka midagi läks pekki, siis kutsus endale, ütles, et kas ma pean selle konsooli sealt ära võtma, et kui sa ei oska normaalselt mängida, et siis ei ole sul neid asju ka vaja. See oli selline tough love, ütleme siis selle koha pealt võib-olla. Kui ikka halvasti mängisid, siis said ikka igast nurgast veel ja seda raskem võib-olla vastu võtta, aga mida aasta edasi, seda kergemaks nagu läks. Ja nüüd sa nagu, sa juba tead, sa nagu ootad seda ette juba, et sa lähed koju, et siis tuleb jälle sahmakas, ja see ei ole ka alati nii, et kui mina mängin halvasti või midagi on, et siis saad sahmakad. See on terve võistkond teeb halvasti, keegi teine teeb midagi halvasti. Jõuame koju, istume laua taha, hakkame sööma ja siis tuleb natuke vaikus ja siis tuleb, et miks see mees tegi nii, ta ei tohiks nii teha, miks see mees tegi nii ja natuke läheb jälle, kütab nagu üles mängu emotsioonid, et arusaadav ka. Paljud inimesed küsivad seda, et kas ta on kodus samasugune, nagu ta on siin platsi ääres, kas või inimesed tribüüni pealt vaatavad, et karjub on selline kuri, kõik vaatavad, et issand, on jube inimene. Siis ma alati ütlen, et tegelikult see nii ei ole, et kodus on ta hoopis nagu teine inimene. Et selline rahulik, enamus ajast vahel ikka selline, nagu Peep Pahv on Peep Pahv. Aga näiteks, kui me oleme tema koos seal rallireisidel käinud, mina siis pildistamas tema ajakirjaniku tööga, et siis meil saab väga palju nalja. Et see on nagu hoopis teine inimene seal, kui siin korvpalliväljaku ääres, et see on nagu hea, et ta oskab neid asju nagu lahus hoida. Et üks asi on siin treener olla ja teine asi on kodus isa olla. Oled teeme korrektsed kutid. Stopp. Kaida. See 4 läheb siit sinna. Ei, mitte 4, kuule, sorry, 3 läheb siit sinna. Ja. Ei, ma ise panin segast. Siit see vend läheb sinna nurka ja see läheb siia. Ja. Sest see nurk on neil täis, see ei ole nagu tühi nagu praegu oli. Esiteks punkt 1, proovin hoida niimoodi, et võistkond oleks mingi kord, eks ole, et mingit oli avatamist ei saa nagu olla, et kui me poistega ringi sõitsime, siis ma püüdsin ikka nagu võistkonnas ka mingit distsipliini hoida, et kui seal ma ei tea, mingid võistkondade vennad kuskil poole ööl hotellis mööda koridori ringi jooksid ja kilkasid, siis ma püüdsin nagu hoolitseda, et minu vennad seda ei teeks. Võib-olla nad kuskil sala ikka tegid, kui ma ise magasin, eks ole, aga üldiselt ma püüdsin nagu seda selgist neile teha, et kui me tulime siia mängima, siis proovime mängida ja mingid
lollitada võib kuskil mujal hetkel ka, et ja sama asi nagu mängu ajal ka, et noh, ütleme mingit väga pehmeks ei saa nagu minna, et siis istuvad, noh nüüd meestega eriti veel, eks ole, siis on nagu see oht, et mingid mängijad hakkavad sulle pähe istuma nagu päris suur, et noh, sa pead ikkagi suutma seda niisugust oma mina nagu üleval hoida, et ma arvan, kui seda võib nagu stiiliks nimetada, siis võib-olla jah see, et kui on vaja, siis tuleb järsult ütelda ja kui ei ole vaja, siis ei pea ütlema. Problem is because we every time do screen like this, we need to do screen like or like this. I say this, like this. Yeah, I say this, yeah. But okay after 2 months. Ei, tema ei tea midagi muidugi. Okay, we play white team play 4 and blue team play cross side. No nõrkus või ütleme, mida ma ise tunnen, mis nagu on tegelikult ei ole võib-olla väga hea, on see, et ma ei ole see tipptasemel mänginud. Et kui see kogemus oleks olemas, ma arvan, et oleks 10 korda lihtsam. Et sa oled ju, eriti kui oleks mingid heade treenerite all olnud ja mingeid asju kogenud, sealt on nagu lihtne üle võtta, et ma nagu ei saagi aru, et kõik, kes on mängid tipptasemel, et kuidas nad ei suuda seda sama asja siis nagu edasi anda, et see ei tohiks olla ju väga keeruline. Aga et see on kindlasti nagu üks miinuspool, aga noh, seda seal nagu muuta midagi ei saa, eks ole, siis selle võrra tuleb nagu jälle võib-olla nagu rohkem juurde uurida ja vaadata. Teisalt jälle, ütleme selle ajakirjaniku töö ajal võib-olla sai ka neid palju ka siin korvpallikoondiste ja Kalevite ja hästi kaasa sõidetud, et ikkagi mingit seda päris võistkonna sisest elu on ka nagu nähtud, et kuidas asjad nagu võiks käia ja siis on nagu mõeldud juba, et mida võib-olla peaks tegema ja mida ei peaks tegema. Mingid tugevustest rääkida, no võib-olla siis see, et äkki on peas siis ikkagi mingisugune, vaata kuidas treenerid teevad vahetusid, see ei ole nii, et sa nüüd mõtled seda rahulikult, et nüüd ma teen sellise asja nii ja naa, et see käib ikka kuskil nagu mingisugune krõksuga, et ütleme, võib-olla tugevus on see, et mingid krõksud siis ikka peas käivad nagu, et kuidagi need vahetused ja mingid mõtted, kuidas mängida nagu pähe tulevad, et okei, ma mõtlen emotsionaalne, et ma võin siin, ma ei tea, karjuda, et keegi mõtleb, et kaotab mingi enesevalitsus, aga tead, ma tunnen, et ma nagu mängu suhtes seda enesevalitsust võib-olla nagu nii kergelt ei kaota, et võib-olla mingi sisemine, äkki on mingi sisemine tugevus ikkagi olemas. Ei, näras niisama sööda talle, enne ei saa sööta, kui ta positsioonis on. Treeneri ameti juures kindlasti meeldib, ütleme, üks asi on see protsess, eks ole, et sa üritad mingit seltskonda panna tegema mingeid asju, mis siis viivad tulemuseni. Et see on nagu lahe iseenesest, see protsess ja kõik, aga ma olen üks siuke mees, kelle jaoks see rosin on ikka see mäng, eks ole, et ma tean, ta on siuksed treenerid ka, kes tahavad, et ma teen siin kõvast trenni ja mängida väga ei taha, eks ole, või ei taha mängul olla. Et mulle see mängu osa ikkagi meeldib ka nagu väga, et see mängupinge ja see emotsioon ja tegelikult tahaks kogu aeg, et oleks siuksed ägedad mängud, et kus kedagi huvitav see, kus võidad mingi, ma ei tea, 60 punktiga, nagu siin noorteklassis vahest ikka juhtub, see ei paku nagu midagi, aga mingi punkti mängija ja kui see õnnestub võita ka, siis see on nagu siuke äge emotsioon, et pigem ongi see lisaks selle protsessile, millest ma rääkisin, ongi võib-olla see mängus saadav emotsioon ja see pingeseisund. Mul nagu pingeseisund nagu meeldib tegelikult. Ei, aga selle siin nad kõrgelt ei tee, seda nad teevad 4-5 peal, see ei ole üldse üleval ju. See on siit, jah. No esiteks on see, et on vana koolimees, et kuna ta ei ole kõiki neid uusi asju endale ette võtnud, et tal on heas küljest on need asjad, et ta õpetab. Ta räägib ka siis, kui on mitu korda räägitud, valesti tehtud, ta ikka räägib. Kui meil oleks Eestis sellised treenerid rohkem, kes on hakanud ise treeneriks, et ei ole suurt kuskil lõpetanud kooli ega midagi, see oleks meil korvpall palju paremini, sest et tema omadus on ka see, et kui ta kellegi käest mida küsib ja siis sa talle räägid, siis ta võtab seda tõe pähe. Mitte see, et ma küsin su käest midagi, aga ma teen ikka ise moodi. Et selles mõttes on ta hea, et ta on karm, aga kusjuures ma ei ole näinud ühtegi korda seda, et oleks muutunud asi isiklikuks. Ta on
nagu aus treener, et ta nõuab mängijate käest seda, mida mängijad oskavad, mitte seda, mida ta võib oskata. Et selles mõttes on normaalne mees. Väga vilets oli see praegu kõik reis. Eks ta käis ju kaasas meiega ka juba koondiste juures, igal pool on ta näinud ja kuulnud, mis seal toimub ja aga põhiliselt on tema hea treeneri oskuse põhimõte on selles, et ta on oma poistega tulnud titadest kuni meesteni välja. Ta teab, mis on töötada lastega, ta teab, mismoodi on kaotada ja see on kõige tähtsam, et ta ei õlju kuskil pilvedes, et ma nüüd teen kokku ja selle Keilaga ka ju, et ei ole ju olnud, et 2 aastaga tõused esiliigast välja, eks ole, et ta ei võitnud esiliigat ära, aga ta tuli medalile ja me hooaja alguses ei tulnud ju keegi selle pealegi, et Keila võiks üldse 6 hulka tulla. Et see on töö, mida ta iga päev on teinud, iga trenn on talle ette valmistatud, nii et see on, mulle meeldib. Homme ma mõtlesin, et panen Konradi sinna küsiks. Ma mõtlesin sama asja. Temal on see potentsiaal on see, et ta õpib, ta süveneb oma vigadesse, et ta ei tee 2 korda, ei astu reha otsa 2 korda, et ta teeb seda niimoodi, et kui ta on vea teinud, siis ta analüüsib, miks ta seda tegi ja kui ta ise ei suuda, siis ta küsib kellegi teise käest, et mis sa arvad selle kohta. Et selles mõttes on ta. Et ma ei ole kuhu kindel, kas ta tahaks kuskile minna, aga ta võiks ju proovida. Okei, 3-4. Keila! Tulid oma sitta heastama või? Teisipäevast sitta või? Mis ta tegi? Kuule, Raplas mäng, Rapla mees, mis siis kurat? Ei ole vaja pressida kohe. Vaja ikka. Vähe kogemus ja vaja pähe istuda. See eeskujude värk, ma olen liiga ise päine muidugi, et mingid suuri eeskujusid endale võtta või tahta olla kellegi moodi, aga kui üldse rääkida treeneritest, kes mulle väga meeldivad, siis ma olen ikka see Jassikevitšuse parteimees ikka saba ja sarvedega, et minu arust nagu ägedamat treenerit ei saa nagu olla tegelikult. Teda ma jälgin küll ja tema poolt ma isegi, muidu ma olen nagu küll suur Žalgirise fänn, aga kui Barca mängib praegu Žalgirisega, siis ma olen ikka Barca poolt, sest ma olen Jassikevitšuse poolt, sest et ta meeldis mulle mängijana juba väga ja see, kuidas mis ta see Žalgirisega omal ajal tegi ja see kõik, nagu, kuidas ta on suutnud panna mingeid vendi mängima, et see on nagu ikkagi nagu väga äge. Et üldiselt mulle meeldivad ikkagi rohkem need käredamad treenerid ja ma ei nõustu selle jutuga, et selliste treenerite aeg on möödas, et see on täielik udujutt, et kui sa nüüd vaatad siis ka ju, kes siin võitnud on, kes Euroliiga võitnud on, kes Atamaan ei ole siis käre treener, ikka on. Ütleme, ta on ka nagu lahe vend muidugi, aga ma ei ole nagu tema poolt, sellepärast ma nagu, vaata, kui ma olen Euroliigat, ma vaatan alati mängu sedasi, et ma pean alati kellegi poolt olema, et ma ei vaata niimoodi, et Euroliiga käib, ma lihtsalt vaatan, et mis on, mingi mäng käib, et ma pean alati kellegi poolt olema ja siis ma alati vaatan, et ma olen nagu Žalgirise poolt ja siis ma ütlesin nagu Jassikevitšuse poolt, siis ma olen nagu kõikide teiste vastu kogu aeg. Siis ma vaatan, et kuidas mul nagu sobib, et see, kui muud satsid mängud, et kuidas see tabelis nagu sobiks nagu nendele, et kes peaks nagu võitma, mis sobib nagu minu nendele võistkondadele. Et ma nagu nii hull ei ole nagu mõned seal, ma ei tea, vaatavad mingit suvast mängu, hakkavad seal enda peas mingit süvaanalüüsi tegema, et miks see on nii või naa, et ei, kui ma vaatan, siis ma vaatan lihtsalt mängu, vaatan kossuna. Tule kiiresti! Hästi. Ei las täna panna väga hea. Pilli, kurat, laud, kurat, miks tükke vahetus tehti, räita. Miks ta viga ära ei tee talle siis, Ei, ära pressi koha talle. Keskelt hoia. Praegult Üldar Kerde mõjutab mind väga kõvasti, eks ole. Ta on mul siin abitreener olnud, oli esiliiga ajal juba. Ja on praegu, et tema on kindlasti mõjutanud. Tegelikult on mulle ka Tiit Sokk väga meeldinud. Ta on selline nagu teistsugune. Teistpidi mulle on ka Andres Sõber väga meeldinud, et ta on jälle teistmoodi teistsugune. Võib-olla need mehed kuidagi kokku panduna oleks nagu minu jaoks nagu selline hea mõjutaja. Et kes mulle meeldivad. Jah, need mehed kindlasti. Võta ette! 5 sekki! Pool! Kurat, viga oli ju! Kurat, poos viga oli ju, kurat, Jõlda. Mis ise võttis, kurat? Keila võtta pea number 8, Markus Pahv. Kaotuni! Esimene viga. Keila vahetab mängu. Läbi võrgu oli käsi. Samamoodi vahetab veel. Ma ei räägi mitte midagi. Tule siia poole.
siis või? Kurat, tõmmas ju võrgu alla. Ei tõmmanud võrgu alla. No kurat küll. Vaata, kui sa esimest aastat meistriliiga treeneri, siis oleks natuke veider nagu ütelda, et jaa, ei, ma 2 aasta pärast panen Euroliigas, eks ole. Pole Eestis süksid mehi nähtud. Et see ambitsiooniga on niimoodi, et kindlasti ma tahan seda asja teha veel kaua aega. Ja kindlasti ma tahan teha seda asja nagu iga aasta paremini ja iga aasta kõvemini. Et see Keilast äraminekuga on niimoodi, et praegult nagu selline imelik, et kui ma nüüd ütleks, et ma ei tea, järgmine aasta, ütleme puht teoreetiliselt, ma ei tea. Teeb näiteks Rakvere Tarvas, et näiteks pakkumise, kui tule sinna treeneriks, see oleks nagu veider siit nagu ära mind, et mis see, nagu see point nagu oleks, et seda enam, kui kogu see süsteem sõltub ikkagi nagu see meistriliiga projekt päris palju nagu minust ka, et siin on teised tublid inimesed ka, ma ütlen, aga see oleks nagu imelik, et aga jah, kindlasti tahaks nagu teha parem ja teha kõvemini ja jõuda selle sama Keila võistkonnaga kõvemale tasemele, et ma ei tea, siin saalis päris eurosarja mängida ei lasta, aga näiteks ma olen mõelnud küll selle peale, et järgmine aasta seda Põhja-Euroopa liigat või kuidas seda siin nimetavad, eks ole, et seda võiks küll mängida, et miks ka mitte. Et kunagi, kui ma hakkasin poistega pihta, siis ma teadsin, et siuke asi nagu Eibel on olemas, siis me ei olnud võib-olla seal miniklassis nii kõvad Eestis ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et peaks sinna Eiblisse kuidagi saama, et need mängud nagu tõstaks kutid teisele tasemele ja õnnestus lõpuks sinna saada, me arendasime sama ka ja sinna ka saada ja siis need mängud, ma arvan, tegidki nendest kuttidest üldse siuksed vennad, et nad praegu suudavad siin mängida, et ma mõtlen ka, et okei, esimene aasta tuleb siin nagu ellu jääda ja vastu pidada, aga järgmine aasta tahaks kindlasti midagi juurde saada, et ma tunnen nagu praegu juba, et seda jääb nagu kuidagi nagu väheks. Igal juhul peab nagu üritama kogu aeg nagu kuskil edasi minna, et ma tükast nagu siin tiksuda, et okei, oled 10 aastat siin Keila treener ja saad iga aasta siin 1 aasta 7, 1 aasta 8, see ka mingit pointi nagu ei ole, et pead ikka üritama kuidagi nagu paremaks saada. Ei ole kuskile kadunud ka spordiajakirjaniku töö, kui endiselt avaldab tänase loo peakangelane arvamust Eesti elu põletavamatel teemadel. Et kas siis ja treeneri pingil olles Keila juhendaja, mängides Riia VEF-iga, mis on ka nagu kõikide objektiivsete parameetrite järgi nagu ikkagi kõrgema klassi meeskond, meistrite liigad ja puhad. Kas endal treeneri pingil nagu ikkagi tekkis see teistpidine tunne ka, et võib saada kätte küll? Ja sa küsid ainult VEF-i mängu Rapla kohta. Ma küsin antud juhul VEF-i kohta. Okei, VEF-i kohta tekkis küll, tea miks see. Sellepärast, et mängu eel ma nägin, et ega VEF-i vennad nagu üldse ei viitsinud nagu tulla sinna ja kui oli see välja jooks ja siis ma ei tea, Kulbis või kes jooksid välja, ma ütlesin abitreenerile Marko Alvale ka, et see mees mõtleb küll, et mis pagana sinna samusesse auku ta on pidanud tulema ja miks ta siin peab üldse olema. Ütleme niimoodi, et meie keemia ühest küljest sobib, teisest küljest sellega ei sobi, eks, et meil on jube palju vaidlusi olnud ja Peep on ju täielikult mustvalge. Minul õrnalt siin hallid toonid kumavad läbi ja kui ma oma halli tooni üritan sinna vahele pikkida, et siis on nagu tõesti tõsised ja pikad vaidlused, aga mis on pluss on see, et kui ta ei suuda mind ümber veenda, et asjad ei ole nii, nagu tema arvab, et minul on ka võimalus oma seisukohta ikkagi kirja panna, siis artiklid lähevad ja siis ta ütleb, et okei, et oli kah niisugune pool sitt artikkel, aga tahtsid seda teha ja okei, et tegelikult asjad ei ole nii, nagu sa kirjutasid. Tegelikult on asjad nii, nagu mina ütlesin. No aga Jaan, ma olen seda kogu aeg rääkinud, see spekuleerimine on täiesti mõttetu tegevus. Mees, kellele saab alati kindel olla ja teine asi on ju see, et nagu ma ütlesin, meie keemia klapib ja me saame teha koostööd ka siis, kui me oleme erinevates väljaannetes. Ma olen emotsionaalne inimene, eks ole, ja kui asjad nagu ikkagi kiiva kisuvad, siis ma olen ka ütelnud, et kurat ei ole mõtet selle asjaga jamada, et lõpetame ära ja ma ei viitsigi enam teha ja nii edasi. Aga siis teed võib-olla õhtul kodus väikse tervistava siukse suutäie ja
ja siis järgmine hommik on jälle kõik korras, paned edasi. Et ei, no siukest tõsiselt võetavad nüüd, et lõpetaks ära või lööks käega, seda tegelikult ei ole olnud. Tule siia. Ei, ma sinuga räägin, ma räägin Pärandi. Mis ta 2 viga sai korraga? Esimene Jan Sekk. Ja teine oli ebasportlik otsa. See on 2 viga kokku. Kus on olukord ju? Ja 2 erinevat olukorda. Mis kuradi erinevad olukorrad? 2 erinevat olukorda, 2 erinevat. Pätlased olete, ma ei saa aru. Ma arvan, et see ajakirjaniku kuvand on selles suhtes nagu kahjuks tulnud ikkagi. Et ega kindlasti on hulk siukseid vendi, kes nagu ei suudagi nagu seda minu praegust rolli nagu tõsiselt võtta. Ma usun, et see on nagu nii. 52-aastane Peep Pahv on vaieldamatult Eesti spordimaastiku üks karismaatilisemaid persoone. Nagu öeldakse, osad armastavad, teised vihkavad. Keila poiste treenimise ning esindusmeeskonna toomisega kõrgliigasse on ta vaieldamatult kohalikule korvpallielule lisandväärtust loomas. Igal juhul ajalugu on tehtud, spordiajakirjanikust on saanud täisväärtuslik meistriliiga peatreener. Ma usun, et silmi maha lööma ei pea, aga lõpuks vist ikkagi see tänapäevane klišee, et paberi peal tugevam lõpuks võttis oma. Nojah, need ilusad kaotused nii palju juba olnud, et need hakkavad nagu üle viskama, et oleks ikkagi taht võita, et mis see annab meile, et ilus mäng küll, aga võita vaja.